Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Ja harva on mul nõnda hea meel sisse juhatada saadet kui täna, kui stuudios on inimene, keda ma nägin Tartu Ülikoolis, kui mul sinna veel asja oli, mõned head aastad tagasi. Tere tulemast, Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Tere. Ja nagu tiitlid ütlevad, ajakirjanik ja endine poliitik. Need on rollid, mis sageli ei esine koos. Aga mul on hea meel selle üle, et sa ei ole sulepead nurka visanud ja kirjutad meile Postimehele regulaarselt kolumne, mida ma võin kinnitada, numbrid nähes on ülimalt loetavad, kus sa avad pisut poliitika telgitaguseid. Ja tõepoolest, et siiamaani kirjutan, põhimõtteliselt võib jagada minu elu 3 etappiks, väga erinevateks etappideks. Et esimene oligi see ajakirjandus, et siis kui ma olin hästi noor ja esimest 10 aastat vist tegelesin sellega, siis pärast seda oli poliitiline periood ja siis mingist hetkest tagasi loominguline periood. See ei ole ainult ajakirjandus, sellepärast et ma hästi palju ka kirjutan, lihtsalt kirjutan ka raamatuid. Nii et tõepoolest mul ilmuvad ka kolumnid ja mis on minu jaoks hästi oluline, sellepärast et selle kaudu ma saab tõepoolest anda teada, kuidas mina näen neid poliitilisi asju, mis praegusel hetkel Eesti riigis toimuvad. See on väga tänuväärne, kuna sageli inimesed kirjutavad millestki, mida nad ei tea. Aga sina ilmselgelt kirjutad asjadest, millest sa tead. Sa oskad sellest kirjutada ja ka julged sellest kirjutada. Need on kõik olulised komponendid. No tegelikult minu jaoks on ka hästi oluline, et ma küll näen ka ühiskonnast hästi palju neid inimesi, kes tahavad rääkida, kaasa rääkida, arvata midagi poliitikast, aga siis, kui sa ei ole näinud seda seest, siis tavaliselt sinu arvamus võib olla absoluutselt õige, aga sa ei taju, miks näiteks mingisugune poliitiline jõud just nii pidi praegusel hetkel peabki justkui käituma. Ja see on see, mis nagu tuleb ainult kogemusega. Kahjuks mitte alati need inimesed, kes on läinud näiteks poliitikasse ka ajakirjandusest, siis kui nad tulevad tagasi, nad võib-olla seda kogemust ei võtta niivõrd väga kaasa, aga mõned ka võtavad ja siis seda kompetentsi on siis rohkem ja seda ongi vaja selleks, et ka järgmine põlvkond nii-öelda poliitikuid, kes tulevad, siis nad saaksid aru, et miks näiteks mingisugused otsused on just nii pidi tehtud või siis miks mingisugust otsust ei olegi tehtud. Ja samas ka tõtt öelda, siis kui ma olin poliitik, siis ma jälgisin ka, et millised asju ja kuidas kajastatakse ka ajakirjanduses. Ja mõnikord mul oligi selline tunne, tulge siia, istuge koos meiega paar päeva järjest. Siis on arusaadav näiteks, et miks mingisugused vead juhtuvad või puhttehniliselt või siis miks see asi on nii ja siis ei tasu näiteks iga kord joosta siis, kui sulle pakutakse spinni, mis on nagu täielik praegusel hetkel selline levinud võtte selleks, et ajakirjandus sööks ära seda, mida poliitikud näiteks tahavad. Aga kuidas ma täiesti professionaalsest huvist küsin, kuidas spinni ära tunda? Mina ei taha spinni otsa sattuda. No et selles mõttes, et siis kui on selge poliitiline huvi ja siis kui sulle konkreetne poliitik räägib tegelikult oma nurgast, et selge see, et iga poliitik räägib oma nurgast, aga mingist hetkest sa saad aru, et see on natukene moonutatud informatsioon ja selleks, et seda kontrollida, selleks, et aru saada, et kuidas asjad päriselt, sul on vaja vähemalt mitu allikat. Probleem on selles, et tavaliselt selle jaoks on tehtud ka nii-öelda suitsukatte, ehk siis nagu kontrollallikas. Poliitikud sosistavad sulle kõrva, et ära küsi, sellepärast, et see asi on päriselt nii, et seal on mingisugused veel omapoolsed mängud, aga ajakirjanik ja ma loodan väga, et hea ajakirjanik, eriti siis, kui ta on poliitika huviline ja oskab kirjutada poliitikast, mitte lihtsalt telefoni teel teeb intervjuusid, siis ta hammustab läbi. No väga oluline on see, et ajakirjanik läheks toimetusest välja, suhtleks ja räägiks inimestega. Ja sina oled põlvkonnast, kui seda veel tehti. Päris kõvasti. Sest sa töötasid Eesti Ekspressis ja see oli aastal 2005, kui sa sinna läksid kohe peale lõpetamist, Tartu Ülikooli lõpetamist, lõpetasid ajakirjanikuna Tartu Ülikooli 2004 ja Eesti Ekspressis sa ju töötasid 10 aastat kuni valimisteni 2015, kui sa läksid Riigikokku
ja no see 10 aastat oli ikkagi väga viljakas, ega siis Eesti Ekspressis ei saanud toona töötada küll kuidagi see, kes välja ei lähe tänavale. Meedia on väga muutunud, see on tõsi ja siis täna ma aina rohkem näen selliseid ajakirjanikke, kes teevadki tööd, võib-olla see on ka nagu loogiline ajastumärk, teevad tööd rohkem nagu interneti kaudu, ma ei tea, igasuguste sotsiaalvõrgustikud analüüsides või mingisuguseid andmeid hankides ka internetivõrgustest, aga minu jaoks on oluline endiselt, et see suhtlemine ja siis toona, kui mina olin veel päris ajakirjanik, siis ilma selle suhtluseta sisuliselt sa jäid infost nagu lihtsalt ilma. Ja siiamaani ma arvan, et tegelikult, mis meil nagu justkui on puudu, vot selliseid silmast silma rääkimist, kui poliitik tasapisi nagu läheb lahti. Meil poliitikud, see on nagu ka selline trend, kuna nad harjuvad ära sellega, et neid pidevalt nagu justkui pekstakse pealkirjadega, siis mingi hetk tema nahk on juba nii paks, et ta lähebki kinni, et ta nagu ei taha enam avaldada mingisugust informatsiooni sulle ja see tähendab, et juhul, kui sul ei ole temaga päris kontakti, ainult telefonikontakt või meili kaudu kontakt, siis ta ei lähegi, ta ei vasta päriselt sinu küsimustele, ta vastab seda, annab sulle šabloonvastuse, mis on kokku lepitud tema PR-firmaga või tema nõunikuga või siis kuskil koosolekul, ta ei lähe lahti. Ja ta kardab ka, tihti ka kaasaegsed poliitikud ka kardavad lahti minna lihtsalt sellepärast, et selle eest saab ka nagu neid tirida fookusesse ja see tulemus võib olla täiesti tagurpidine võrrelda sellega, mida poliitik tahtis saavutada. Nii et see suhtlus meedia versus poliitika on niivõrd mitmekihine ja niivõrd keeruline viimasel ajal, et on hästi oluline, et see ajakirjanik ka saaks aru, et mitte kõik poliitikud ei ole halvad, esiteks, millega me ka tasapisi harjume ära, et kui ta ei taha mulle vastata küsimusele, võib-olla ta on halb. Ei, ta ei ole, absoluutselt seda ei tähenda. Ja mitte alati nad ei käitu, ma ei tea, küüniliselt. Seal võivad olla nii palju neid põhjusi, miks ta käitub niipidi, nagu ta praegusel hetkel käitub. Seal võib olla ideoloogiline vastus, seal võib olla käitumismuster, aga seal võivad olla ka teatud kokkulepped, mis talle ei meeldi. Ja vot see osa, viimane osa näiteks on see, kus ajakirjandus võikski nagu rohkem nagu võtta sihiks, et nagu hammustada läbi neid kokkuleppeid, sest et nemad võivad olla nii ja naa juba, et meeldivad või siis kas kasulikud ühiskonnale või mitte kasulikud ühiskonnale. No sinu senine elulugu on nagu Eesti unelm, ma viitan siin American Dreamile, et kuidas siis vaesest ajalehe poisist saab miljonär, kuigi sa pole olnud ei ajalehe poiss, aga ilmselt veel ka ei ole miljonär, kuigi võid selleks saada. Aga see on elulugu, mida ma võiksin võrrelda Tanja Mihhailova elulooga, et sa ju ei osanud väga hästi eesti keelt ja see hüppe, see arenguhüppe oli sulle vägagi raske, aga sa tegid selle ära, sa murdsid läbi erialaliselt ja Eesti Ekspress oli väga tuntud väljaanne tolles ajas ja edasi tegid raadiosaateid, telesaateid ja kirjutad, mitte midagi halba ei saa öelda sinu keele kohta. No ütleme nii, et see protsess oli hästi aeglane, sest et ma tõepoolest, ma juba korduvalt olen seda rääkinud ja ka ühes oma raamatus ka kirjeldanud, et ma olin klassikaline selline eesti venelane nooruk, kellel tegelikult ei olnud päris vaba eesti keel. Ja siis, kui ma astusin ülikooli, siis ma tegelesin sellega, aga põhimõtteliselt minu eesti keel on niimoodi, ütleme, siit on osa, sealt on tükike, siit midagi võetud. Kus kohtadest? Kus need kohad on, kust saab? Töökohast, ma ei tea, praktikast, sõpradest, mäletan, et suurepärane oli üks episood, kui ma olin veel ülikoolis, siis ma ju ei osanud ka slängi, ma ju keele oskus on piisavalt heal tasemel siis, kui sa saad konteksti. Sisuliselt keel nagu, ütleme nii, et minu jaoks on see nagu jällegi mitmekihiline, alguses on see baaskeel, mis on sisuliselt õpikutes ja millega saab opereerida hiljem, aga see ei ole päris veel see. Ja. No jah, et piima palun ja leiba poest ja selline. Siis on, ta võib olla ka tunduvalt kõrgemal tasemel, aga ikkagi see teine tase on see, kus sa saad aru juba kultuurist. Kui sa lähed teatri
ja siis sa mõistad, millest see tükk tegelikult räägib sulle. Ja kolmas on hästi olulisem jõuda sinna, on see konteksti mõistmine. Ehk siis see, mida sulle tegelikult keeleliselt keegi ei öelnud välja, aga sa ikkagi mõistad. Ja tänu sellele, et mul olid väga head sõbrad ülikooli ajal, kes ütlesid mulle, et nii kaua, kui sa ei mõista nalja, siis sa ei räägi tegelikult. Ja toona oli hästi populaarne see Kreisi raadio. Ja ma Hannes Võrnole kunagi, siis kui ma tuttavaks temaga sain, siis ütlesin ka otse näkku, et minu keeleoskus on osaliselt tänu neile, sellepärast, et minu sõbrad panid mind toona veel videomakki ette ja siis ütlesid, vaata järjest. Ja siis, kui ma hakkasin tasapisi aru saama, et mis on siin niivõrd väga naljakad, siis ma sain aru, et ma saan aru kontekstist ja siis ju siis sellega saab edasi liikuda. No, tänapäeval võib-olla kõiki nalju enam ei julgegi vaadata. Et seal oli nagu väga selliseid teravaid asju. Aga kontekst jällegi, selge see, et ka huumor on vägagi muutunud, aga siiamaani ma aeg-ajalt spetsiaalselt käin ja vaatan näiteks Eesti koomikuid, et selleks mitte ainult keeleliselt, vaid ka et mõista ka järgmist põlvkonda, et mille üle nad viskavad nalja, mis on nende jaoks oluline, mis teemad lähevad korda ja mis teemad ei lähe korda. Et tegelikult keel on väga elav organism ja see on hästi oluline, et sa mitte kunagi sa ei saa endale öelda, et nüüd siis ma oskan seda keelt, kusjuures täpselt seda sama ka oma emakeele osas, sest et see keel kogu aeg vajab, et sa lihviks seda ja uuesti ja jälle selleks, et see säraks. Ja nii, et kui me tuleme nüüd tagasi sinu küsimuse juurde, et alguses kirjutamine oli raske ja siis mul olid ka need tublid inimesed Kadri Linnas, ma siiamaani olen talle siiralt tänulik, et ta tegelikult aitas mind kõvasti minu mitte lihtsalt esimesed tööd, vaid esimesed aastad ja siis ta on tõlkinud ka minu asju. Ja siis hiljem ma sain aru, et ma võin juba ise kirjutada, aga ikkagi oli vaja head toimetajat, hea keeleeksperti, kes kogu aeg pidevalt vaatas üle. Ja siis lõppkokkuvõttes minu viimased raamatud on juba kohe algusest peale kirjutatud eesti keeles ja mul on väga hea meel, et nüüd siis ma isegi ma mõistan, et kui sa alustad mingisugust kirjutamisprotsessi, siis sa koheselt pead otsustama, et mis keeles sa siis kirjutad. Sellepärast, et sa hakkad mõtlema ka selles keeles ja siis tuleb paremini välja. No kolumnides on jäänud küll alles sellist dünaamikat, mida ma näen venekeelses ajakirjanduses, mida iseloomustab mõnikord selline lause rütmi muutumine, et seal on vahepeal midagi aktiivset, lühikest lauset. Lähme teeme. Ahah, nii, eks ole, sellised väikesed epiteedid seal vahepeal. Et see on juba stiili küsimus, et kuidas sa kirjutad ja millest sa kirjutad ja kuidas tekstis on tegelikult juba oluline see tempo, et seda peaks valima, et mis tempos sa kirjutad ja kuidas sa tahad, et sinu mõte jõuaks lugejateni, sest et ülesanne number 1 või eesmärk number 1 on see, et lugeja saaks sinust aru. Ja nüüd siis sa proovid, sul on erinevad keelelised vahendid ja kaasa arvatud minu lemmikud metafoorid näiteks või siis ka seesama tempoga mängimine, et kuidas sa ikkagi proovid tekitada mingisuguseid emotsioone, mitte otseselt välja öeldes, et need on need emotsioonid. Ja, see on väga tähtis, sest kui ma tekste toimetan, ma ei räägi sinu tekstidest praegu, ma räägin üldiselt tekstidest, siis ma loen teksti mitu korda, kui ma pean teda kärpima näiteks poole võrra, 10 000 tähemärgist ja perele 5000 tähemärki. Ja ma jätan meelde need kohad esimese lugemise järel, kus mul tekkis mingi emotsioon ja neid kohti ma välja ei kärbi, kuna see on väga tähtis lugejale. Aga kui me nüüd tuleme tagasi sinu ajakirjanduse tegevuse juurde, siis minu jaoks selle aja üks täht sündmusi oli suur uuriv lugu, mille sa avaldasid ja mis sai Eesti Ekspressis ja mis sai toonase Eesti Ajalehtede Liidu ajakirjanduspreemia olemusloo osas 2006. aastal pealkirjaga Surra pisarates ja uriiniloigus. Ja see oli nüüd küll ülikõva lugu omas ajas ja ma arvan, et on ka praegu, et ma ise kasutasin ülikoolis seda õppematerjalina aastaid, näitamaks, kuidas peab olema üks hea uuriv lugu.
see tähendab, sa läksid tegelikult anonüümselt tegema osalusvaatlust vanadekodusse. See oli ju päris hooldekodusse, see oli ikka päris hull ettevõtmine. Nii, tegelikult asi oli selles, et no, ma alustan, et ma olin Madis Jürgeni fänn ja Madis Jürgen tegelikult tegi hästi palju osaluseksperimente ja ülikooli ajal ma jälgisin seda ja siis, kui ma sattusin juba Eesti Ekspressi, siis ma vaatasin, et kuidas ta neid asju teeb. Seda tuleb esmalt tunnistada. Teiseks, sel hetkel meil oli hästi palju, vaata, mitte ükski lugu ei tule lihtsalt niisama õhust, et alati on olemas mingisugused eeldused, miks see lugu peaks tekkima. Toona meil oli üsna mitmeid kirju, need olid murelikud kirjad, et midagi on hooldekodudes valesti. Ja siis, kuna see probleem oli nii ilmne, siis oli vaja seda uurida. Aga kuidas, mis viisil seda uurida? Ja siis, kuna minu nägu toona oli veel tundmatu, siis otsustati, et mina lähen ja siis ma tõepoolest pidin siis seal viibima umbes nädal aega ja siis sisuliselt praktikandi rollis ja siis panna kirja või jätta endale meelde kõik see, mis seal toimub, aga samas minu enda eesmärk, mis oli hästi oluline, et ma oma looga ma kirjeldan ära seda, mis minu silm näeb, aga ma ei tee liiga inimestele, ehk siis ma ei tee liiga mitte, ma ei räägi ainult patsientidest, vaid nagu töötajatest ja et minu eesmärk ei olnud see, et ma nüüd tulen sealt välja ja mõistan hukka. Ei, see ei ole eesmärk, see on vaatlus ja see tähendab, et sa lihtsalt jälgid neid protsessi, sa ei sekku. Aga sul on olemas mingisugune võimalus jälgimiseks, siis hiljem kirjeldamiseks ja see lugu peaks olema niimoodi sõnastatud, et see olukord laheneb nagu tegelikult hästi nii neile, kes on seal patsientide rollis, kui ka neile, kes annavad sinna neid oma sugulasi, kui ka muidugi ka töötajate jaoks. Ehk siis see oli eesmärk. Sellepärast on seal hästi palju selles loos ka anonüümsust. Ma pidin välja mõtlema seda, et kuidas ma siis nagu nimetan neid inimesi, keda ma kirjeldan, et mitte kõikidel seal ei ole neid nimesid. Ja siis üldse, kuidas ma struktureerin, kuidas ma seda ehitan. No jah, ja siis see lugu tavaliselt, ma ei tea, kuidas teised inimesed loominguga tegelevad, aga mina nimetan seda nagu vooluks. Et siis, kui sa satud lõppkokkuvõttes voolu sisse, ehk siis nagu sa oled nagu protsessi sees ja sa mingist hetkest enam ei tunne ei unevajadust, ei janu, ega sa ei taha ka süüa, aga sa oled õnnelik. Et siis see tähendab, et see protsess juba enam-vähem lõpupoole on liikumas ja see tuleb päris see tekst, mida sa tegelikult tahtsid ära sõnastada, ära kirjeldada. Ja siis toona ma mäletan, ma kirjutasin siis seda üsna pikalt, mitu ööd järjest, ma kirjutasin toona öösiti ja siis hommikuks ma sain aru, et see on see lugu. Ja õnneks ka toona ajakirjandusmaailmas tunnistati, et see oli see lugu. Kas selle loo valmimine maksis sulle pisaraid? Jaa, siis kui ma lõpetasin, siis nagu olid kõik need emotsioonid olid paissid. Tegelikult ma olen üldse emotsionaalne inimene, et siis kui mulle midagi läheb korda, siis ma ei suuda tagasi hoida oma emotsioone. Mis on hea ja halb, sellepärast, et ei sinu kui isiksule, siis võib-olla see ei ole kõige parem, sest et säästlikum variant on alati turvalisem. Aga ka loomingulises mõttes see on isegi pigem parem variant, sellepärast, et siis sa tead, et kus kohas see nagu läheb lahti. Ja. Et siis sa tead, et vot siin, kui see juba sind mõjutab, siis võib-olla see sõnastus on korrektne, sest et kõige lihtsam on kirjutada absoluutselt igavat teksti, et kus nagu hästi palju štamplauseid või mingisuguseid selliseid asju, mis nagu sa ei ütle sellega mitte midagi. Aga praegu enam kui 20 aastat hiljem, mis on sinu mälus see kõige enam emotsioone tekitav episood tollest nädalast? Ma nägin ju päris surma ja siis üsna mitu korda need inimesed on lahkunud ka niipidi, et sa just nägid teda elusana ja siis enam ei näe.
ja siis muidugi on ka need kohad, kus näiteks keegi pidi tegema midagi, töötajatest teades, et näiteks mingisugune aparaat on rikkis ja siis ta ikkagi peab seda aparaati kasutama selleks, et teha teatud analüüse, aga patsiendile see tekitab valu näiteks. Ma mäletan, ma proovisin seda ära kirjeldada, kes on lugenud seda teksti, siis seal on olemas selline episood, kuidas kuninganna sõidab ratastoolis ja siis siiamaani ma mäletan, kusjuures see on ka üks nendest minu kogemusest tulnud asi, et ma tavaliselt loen oma tekste mitu aastat hiljem selleks, et aru saada, kas ma olen samas kohas tehniliselt, keeleliselt ja kas see tekst endiselt mõjub või siis ma olen muutunud ka sees. Et sellepärast need tekstid ka minule siiamaani ma mäletan neid tekste. Need mõjub jätkuvalt, jah. No ma arvan, et see mõjus mitte ainult lugejatele tolles ajahetkes, vaid siis hakkasid muutused hooldekodudes. Pärast seda mind kutsuti ka, oli see konverents, ma nüüd ei mäleta päris täpselt, mis formaat see oli, aga ma pidin rääkima ka meditsiinitöötajatele ka sellest oma kogemusest. Ma pabistasin selles mõttes, et ma natukene kartsin, et kuidas just nimelt meditsiini valdkond tervikuna reageerib sellele loole, aga õnneks nad reageerisid suhteliselt positiivselt, et muidugi oli see ebameeldiv, et kui mingisugune probleem läheb lahti, siis on alati ebameeldiv esimene reaktsioon, aga lõppkokkuvõttes sellest ma usun, et on võitnud ka meditsiinitöötajad. Ja mul on selles mõttes üldse hea meel, et kui ajakirjanduse kaudu saab midagi teha paremaks, et see on ka ju eesmärk, ei ole lihtne niisama kirjutamise nimel või pärast, see ei anna ju seda emotsiooni, seda mille pärast sa seda tööd teed. Kui on ülikooli sisseastumisvestlus, siis üks küsimus, mida küsitakse, mis te tahate ja on vastus, niisugune stammvastus, et ma tahan maailma muuta paremaks. See on ohtlik vastus, siis küsitakse alati, et mida täpselt ja kuidas. Ma olin täpselt sama sinisilmne. Siis kui minu käest küsiti, ma arvan, et ma otsustasin, et ma lähen ajakirjanikuks või minust saab ajakirjanik siis, kui ma olin 9. klassi õpilane ja siis ma mõtlesingi, et ma tahan maailma paremaks. Sa olid Tallinna Läänemere gümnaasiumi õpilane. Ja venekeelne kool. Ja siis lõppkokkuvõttes ma lootsin väga, et ikkagi see vastus on hea vastus, sellepärast et ma mõtlesin, et minust võib olla kasu. Ja siis, kui ma otsustasin, et enam ma ei näe, et minu tekstid toovad seda reaalset kasu, sest et minu spetsiifikaks oli juba lõimumine ja keelepoliitika ja siis eesti venelaste kogukond ja siis sotsiaalsfäär ka muidugi, aga eelkõige need teemad ja siis, kui ma sain aru, et poliitikud ei võtta siiski arvesse, siis ma mõtlesin, et siis on vaja minna poliitikasse, ju siis vahetada seda instrumenti, ju siis täpselt seesama põhjus, et maailm saaks paremaks, siis sa pead vahetama seda instrumenti ja ma mõtlesin, et ma lähen poliitikasse. See oligi see põhjus. See oli põhjus, kuhu ma tahtsin ka vaikselt jõuda, et see oli põhjus poliitikasse minemiseks. Ja. Siis ma mitte aastal 2015. Ja 2014 ma astusin erakonda, 2015 olid need esimesed valimised ja siis minu valimiste protsess ei olnud ka lihtne. See on ju vapustav lugu, ma panin selle kirja muide endale pikalt. See on peaaegu nagu George W. Bush ja Al Gore häälte lugemine, kus Al Gore teadis, et ta on võitnud ja autokorteež juba sõitis Washingtonis ja siis tuli teada, et ei, hääled loetakse ümber. Korteež pööras ümber, sõitis tagasi. Et lugu oli nii, et kandideerides said sa ju igati korralikud 1395 häält, nagu mul on siin kirjas, ringkonna mandaadi. Kandideerisid Isamaa ja Res Publica nimekirjas, kuid Sven Sester, kes sai 1394 häält, peale häälte lugemist edastas sind ikkagi, kuna 2 sinu häält loeti kehtetuks. Ja ma saan aru, et sa tegid Vabariigi valimiskomisjonile vaide ja nad ei kinnitanud seda vaiet, nad ei olnud sellega nõus. Küll aga nad ütlesid, et hääled tuleks veel kord üle lugeda. Mida ka tehti, peale mida
tuli välja, et Sesteri häältest oli 2 tükki kehtetud. No kas sa tead, mis sinna siis kirjutatud oli või miks need hääled ühel hetkel olid kehtetud ja ühel hetkel mitte? Muidugi ma tean sellepärast, et see kõik toimus otse-eedris, see ülelugemine, viimane ülelugemine oli siis otse-eedris ja mul siiamaani on meeles see tunne, et mulle tundus, et nüüd ma tean, mis asi on elektritooli peal istumine, sellepärast, et kõik need kaamerad, neid olid tohutus koguses ühes väikeses ruumis ja siis kogu see ülelugemine, mis võttis, ma ei tea, 3 tundi, võib-olla rohkem. No neid oli ikkagi sadu hääli. Ja siis loeti neid üle, täpselt nii pidi ja siis ma nägin, et mida tähendab see sedel, mis on kehtetu, see on siiamaani meeles, et on hästi oluline teie tahe, siis kui te käite valimas, oleks selge. Ehk siis, kui te parandate midagi, siis tegelikult on lihtsam minna ja välja vahetada seda uus sedel, mitte hakata seal sodima, ümber tegema 8 kuut ja vastupidi. Ei ole vaja midagi joonistada, ei ole vaja kirjutada, et oleks kandidaati nimi peale. Et on vaja siiski, kuigi ka see on lubatud, tegelikult seal on olemas ka selline nüans, aga siiski peamine on see, et see number oleks õiges kohas ja hästi loetav. Ja siis pärast seda, kui loeti uuesti üle, siis tuligi välja, et seal olid need ka teine number nüüd jäi pinna peale ja siis minust sai Riigikogu liige, aga põhimõtteliselt siiamaani ma mäletan, see on see koht, millest algas minu poliitiline karjäär ja ma arvan, et see oli väga hea, et see niimoodi algas, sest et siis, kui sa läbid kristliku inimesena, ma tean, mida rohkem kui sa pingutad ja siis sa ei ole kindel, et sa tegelikult seda tahad, siis kui sulle antakse rohkem seda raskust ja sa ikkagi saad läbi, siis sa rohkemgi hindad seda tulemust. Seda esiteks ja teiseks ma mõtlesin toona, et see oli, ma veel sel hetkel ma seda ei saanud aru, hiljem tagasiside oli selline, et ma näitasin oma käitumismustriga seda, et üks inimene loeb, ehk siis üks hääl loeb ja ka üks inimene, tema käitumine loeb. Ja kui sa ei ole nõus süsteemiga ja kui sulle tundub, et midagi siin on viltu, siis sul on õigus tegelikult läbida seda või vaadata kasti sisse. See on see julgus, mida ehk siis ühiskonna liikmetele, mitte kõigele, aga paljudele on vaja. Ja siis võib-olla toona minu sellises käitumismustrist nad said seda kätte. Ja ma arvan, et kui minu käest küsitakse, et mis on minu poliitiline panus, mul on muidugi on olemas mingisugused seadused, mille üle ma tunnen uhkust, aga on olemas ka see käitumismuster, et siis kui ma ei ole nõus, olgu ma siis koalitsioonis, opositsioonis, olen ma üksi või olen ma koos fraktsiooniga, on vaja vaielda oma konkurentidega või oma enda fraktsioonis või siis terve süsteemi vastu, siis kui ma tunnen minu sisemine hääl, nagu meie põhiseadus ütleb, minu südametunnistus ütleb mulle, et seda on vaja teha, siis ma teen seda. Ja see oli täpselt see, mis oli koheselt esimese päevaga saavutatud, et sa kuigi see protsess kestis umbes pool kuud, aga ikkagi sa esimese tööpäevaga, ütleme nii, sai saavutatud, et jah, et käitumismuster, see, mida sa teed ja kuidas sa teed, on hästi oluline. Selles häälte lugemises minu jaoks oli veel üks oluline asi, et oskus enda eest seista. Mitte lihtsalt rahulduda, öelda, et juhtus, aga et kuulge, palun lugege veel kord läbi. Lugege üle need hääled. Ja, ega see oli ka julgus tükk kui selline, ütleme nii, sest et ma tegelikult ma olen korraga nii hästi julge kui ka hästi tagasihoidlik, et need inimesed, kes mind tunnevad, nad teavad, et tegelikult ma olen pigem selline tagasihoidlikum variant, aga kui ma tunnen, et minu selja taga on sein, see tähendab, et mitte see, et see sein mind kaitseb ja ma ei kuku, vaid see sein tähendab seda, et taganeda ei ole võimalik ja on vaja nüüd öelda, mida ma päriselt arvan, siis see justkui annab seda julgust ja annab mulle energiat otsustada, et aga siis ma ei lähe peitu, ma tulen välja ja siis ütlen nii, nagu ma sellistest asjadest arvan või siis nii, nagu ma arvan, et on õige käituda. Aga kui me nüüd tuleme selle poliitikakarjääri juurde, siis kuhu tõmmata piir,
kus ühel pool on meeskonnamäng ja teisel pool on põhimõtted, mõlemad on ju olulised. Jaa, vot see oli väga oluline küsimus ja väga huvitav küsimus, sest et ja see on see ka, mida tihti väljaspool poliitikat sa ei saagi niivõrd väga aru, sest et see poliitika on alati meeskonnamäng ja siis seal on väga erinevad ka meeskonnad, selles mõttes mitte ainult erakondade kaupa neid ei saa jagada, vaid on olemas sinu maailmavaade. Ma absoluutselt olen veendunud, et ei tohi minna poliitikasse, kui sul ei ole seda maailmavaadet. Kahjuks meil on ka selliseid näiteid, et miks see halb on? Miks see halb on? See on halb sellepärast, et sa pead ikkagi nagu teadma, mille pärast sa sinna lähed. Ideoloogia on tegelikult oluline. Mitte see, et sa pead olema pimestatud oma ideoloogiast, aga see, et sul on olemas mingisugused lahendused. Maailmavaade tähendab seda, et sa oled võimeline pakkuda mingisugust tulevikku. Sa näed mingisugust perspektiivi, et kui me lähme seda teed, siis tulevad need asjad. Kui me lähme seda teed, siis tulevikus näeme umbes sellist varianti. On hästi oluline, et poliitika ei oleks lihtsalt ühe teema poliitik või ei oleks lihtsalt, et mulle tundub, et ma saan hakkama ja lähen. Ei, on vaja, et tal oleks mingisugune pikem plaan. Täna on see juba sõimusõna. No aga me saame aru, millest jutt käib. Aga ikkagi tal peaks olema mingisugune ettekujutus, et kuhu ta tahab, et tema nagu riik jõuaks. Ja kui sul on olemas kindel maailmavaade, siis edasi juba nagu seesama meeskond, fraktsioon, teie erakond, nendega läbi mõelda seda strateegiat. Ja see on siit teine asi, miks ma mõtlesin, et see on hästi oluline küsimus. Väljaspool tihti paistab, et näiteks kui mingisugused konfliktid tekivad, et kas nad on maailmavaateliselt? Ei pruugi. Nad võivad olla strateegilised. Näiteks minul mitte kordagi oma fraktsioonis ei olnud sellist asja, et maailmavaateliselt ma ei klapi inimestega. Ei, meil oli üks ja sama maailmavaade, aga strateegias olid ka väga erinevad arusaamad, et ühesõnaga, mida tähendab strateegia, mida ma pean tegema selleks, et minu maailmavaade püsiks ja õitseks. Et siin võivad olla väga erinevad variandid ja see on tegelikult teretulnud ja väga hea, kui ühe erakonna sees vaieldakse läbi, et mis viisil, mis instrumendiga sa seda tööd paremini teed. Jah, poliitikas üksik või siis ütleme nii, üks inimene või see inimene, kes tahab üksinda tegutseda, see kaua ei püsi, sest et see on ikkagi meeskonnamäng ja selles meeskonnas ei ole ainult poliitikuid, vaid ka nii-öelda mina neid nimetasin nagu tombevaimud, ehk siis need nõunikud, head nõunikud ilma tegelikult kelleta ükski seadus ei saa valmis, sest et nemad teevad hästi palju taustatööd. Kas sa seda nõunikku tundsid, kes nüüd siin sattus selleks patuainaks? Ja ma tunnen hästi palju erinevaid inimesi, kes on nagu seal töötanud ja ma absoluutselt ei ole päri, et teda pidi selliselt karistama veelgi enam. Lõppkokkuvõttes ma arvan, et poliitilise initsiatiivi eest eelkõige vastutavad poliitikud ise. Ja see, et poliitikud hakkasid korjama allkirju, et nemad arvavad, et seda ametnikku nagu lahti lasta ei ole õige, see on minu jaoks nagu absurd, lihtsalt absurd, sellepärast, et lõppkokkuvõttes teie olete need, kelle poole meie nüüd ka mina vaatame valijatena, et te saaksite pakkuda meile häid lahendusi ja siis mitte koguda allkirju, et kellele te siis neid kogute taevaisale või. Et nagu selles mõttes, et see on nagu hästi oluline, aga tõepoolest see, mis väljaspool ei ole võib-olla niivõrd väga selge, on see, et seal üksi sa ei saa hakkama, sul peaks olema meeskond. Ja siis samas selles meeskonnas on olemas ka need inimesed, kes nagu võtavad enda peale rohkem seda nagu initsiatiivi, suudavad välja mängida mingisuguseid asju. Ei ole ka saladus, mis ka väljaspool niivõrd väga ei paista võib-olla, et mitte kõik poliitikud ei ole head meedia inimesed. Et nad võivad olla hästi tagasi, kui ma tunnen selliseid poliitikud, kes näiteks ei armasta suhelda meediaga, neil ei tule see välja. Nad ei tunne end mugavalt kaamerate ees, aga samas nad teevad jubedalt palju tööd. Ja siis näiteks, kui räägitakse üldnimekirjades, miks mina näiteks toetan üldnimekirja, sellepärast, et siis erakond saab aru, et sellel inimesel ei ole võimalik näiteks kuskile nagu särada meedialainetel, aga tema panus on nii hiiglaslik, et ta peab olema kuskil ees. Et see on, need on need nüansid, mille üle
sa võid vaielda ka väljaspool poliitikat, aga kui sa oled näinud seda süsteemi sees, sa paremini mõistad ja ehk suudad ka seletada, et miks see variant on poliitikute jaoks parem, aga nad peavad ka seda ka ära tõestama, selles mõttes mitte ükski poliitiline otsus ei ole okei nii kaua, kui rahvas ei nõustu sellega, et see ongi demokraatia nagu eripära ja võlu. Aga ma saan aru, et ka poliitiline instrument ühel hetkel ammendas ennast, nii nagu ajakirjanduse instrument ja nüüd sa parandad maailmakirjanikuna. Ja mingist hetkest ma arvan, et seda vaataja, lugeja ehk siis tajub kõige paremini, et meie poliitika on muutunud, kuidas ma nüüd siis ütlen, nüüd siis ta instrumendina on justkui väsinud, sellepärast et seesama poliitikute lemmiksõna turbulents, see turbulents ja kõik need geopoliitilised küsimused, kogu see keeruline ajastu on niivõrd mõjutanud poliitikuid, et nad enam ei julge otsuseid võtta ja see on suur probleem. Vaielda lihtsalt selleks, et vaielda, pole mõtet, on vaja otsuseid, on vaja võib-olla ebapopulaarseid otsuseid. Poliitikutele on suhteliselt raske need ebapopulaarseid otsuseid teha, sellepärast, et neil on kogu aeg silmade eest valimised. No näiteks me praegu oleme juba valimiste tsüklis, sügisel valitakse presidenti, see tähendab, et praegu poliitikud tegelevad sellega, nad võivad öelda, et ei tegele, tegelikult tegelevad. Ja siis kohe pärast seda on juba Riigikogu valimised. See tähendab, et kui sa tahad, et sul oleks hea tulemus, sa pead vältima igasuguseid keerulisi nagu skandaalseid variante. See tähendab, et sisuliselt on oht panna pausile, terve riik panna pausile nii kaua, kui saabub järgmiste valimiste tulemus, mis on väga suur probleem. Sellepärast, et me ei saa ju ühiskonnana nii kaua oodata. Ja samas poliitik mõistab, et kui ma teen näiteks praegu ebapopulaarset otsust, mis on riigile hea, aga ta on ebapopulaarne, siis minu erakond kaotab järgmistel valimistel. Ja ta ka ise võib-olla kaotab. Ja siis ma ei saa teha järgmised olulisi asju, mida ma tahan oma maailmavaate kasuks teha. Nii et selles mõttes, et see on nagu selline küsimus, mis nüüd siis seob meid kinni ja sellepärast, kuna meil valimiste tsüklid on niimoodi, et sisuliselt me oleme pidevalt nagu valimiste protsessis, siis ma sain aru, et see instrument enam niivõrd väga ei toimi, pluss siis poliitiline kultuur, mis on nagu absoluutselt nagu põranda tasemel juba. Et, ja siis veel mitmeid asju, kus mul on, ma saan aru, et poliitika on praegu sellises lõksus, kus me peame midagi tegema, aga see ei ole niivõrd toimiv instrument. Ja kui ma mõistsin seda endale või enda peas, siis 3 aastat tagasi ma otsustasin, et ma ei taha kandideerida ja ma arvan, et õnneks Eesti ühiskond on kodaniku ühiskonnana alati olnud väga tugev. Ja kõik need lahendused tavaliselt tulevad kodaniku ühiskonna tasemel. Ja sellepärast ma olen väga kodaniku ühiskonna usku esiteks. Teiseks ma absoluutselt olen kindel, et mingi hetk need nii-öelda lahendused, nad tõesti hakkavad tulema nagu poliitikute kätte läbi ühiskonda, kaasa arvatud läbi meedia. Ja see on see koht, kus võib-olla ongi vaja praegu panustada. Et kodaniku ühiskond, kultuur, looming on need asjad, mis mind kõnetavad. Ehk siis sisuliselt, kui ma lahkusin poliitikast, siis oli 3 suurt põhjust. Üks on tõepoolest see, et ma nägin, et see instrument enam niivõrd väga, nii hästi enam ei tööta, me ütleme nii viisakalt. Teiseks väga selline riigireformi nagu kogu selle nii-öelda tendentsi mõistes ma arvan, et 2 hooaega ehk siis 2 korda olla koosseisus on piisavalt kaua. Siis on vaja nagu korraks, vähemalt korraks, võib-olla üldse ei ole vaja tagasi minna, aga vähemalt korraks on vaja tagasi minna inimeste sekka. Ja sellepärast, et silm väsib, silm enam ei märka. Ma olen korduvalt näinud neid poliitikud, kes poliitilistes ruumides on hästi tugevad, lähevad rahva sekka ja on näha, et nad ei mõista, mida inimene proovib talle öelda. On näha, et ta ei mõista, et kuivõrd oluline näiteks, et bensiini hind kasvab.
et sellepärast, et tal on kütusekaart taskus ja siis maksumaksja rahaga saab seda kinni maksta. Või mingisugused sellised asjad, elementaarsed nüansid, mis nagu lähevad meelest ära, väga praktilised asjad. Ja sellepärast ma olen seda usku, et 2 hooaega või 2 koosseisu on optimaalne aeg. Pärast seda on vaja nagu kas või korraks või üldse ära minna, olla uuesti koos oma rahvaga, inimesed päriselt nagu nende hulgas, nende sees, vaadata, mis need on igapäevased probleemid, millega tegeletakse ja siis võib-olla. Ja 3, nagu ma ütlesin, on hästi isiklik põhjus, on looming. Ma kartsin, et ma enam ei jõua, kui ma tegelen veel natukene poliitikaga, et ma enam ei jõua loominguisi asju realiseerida. Ja ma väga tahtsin veel kirjutada. Ja neid raamatuid on tulnud 7 või 8, oleneb, kuidas neid lugeda kokku, kas tõlkeraamatuid sisse või mitte. Ja mõned on siin ikka väga huvitavad, näiteks 2011, siis kui sa veel tegelikult olid ju poliitikas ilmunud raamat Peipsi veerel, vanausulised paluvad lauda. See oli siis ajakirjanduse ajal ja see on siis üks selline raamat, mis siiamaani saab väga positiivset tagasisiidet, sest et ta on ühest küljest nagu vanausulistest, teisest küljest seal on hiiglaslik fotomaterjal, et mida nagu sisuliselt oligi vaja nagu näidata ja selleks, et nagu tuua mitte lihtsalt retsepte nagu inimesteni, vaid rääkida ka seda päris lugu. Ja jäädvustada nende ainulaadset kultuuri ühtlasi. Ja mis on ka inimeste seas olek, eks ole. Aga nüüd meil on jäänud umbes 5 minutit saate lõpuni, et kui püüda anda inimestele, meie vaatajatele nüüd niisugune positiivne mudel, kuidas nad suudaksid ennast teostada oludes, kus me näeme, et erinevad instrumendid kipuvad minema nüriks. Et nagu ajakirjandus on natukene nüri ja poliitika on natukene nüri ja sotsiaalmeedias sõimatakse üksteist. Ja mis siis need inimesed tegema peavad? Ja see on probleem sellepärast, et ma näen ka, et hästi palju inimesed lähevad nagu oma mulli sisse ja neid mulle on meie ühiskonnas on juba hästi palju, et nagu ma enam näiteks uudised on hästi kriitilised ja tekitavad ärevust väga paljudes inimestes. Ja siis lõppkokkuvõttes inimene läheb nagu sellest mullist välja ja ta ei taha enam uudiseid näiteks lugeda, mis on probleem, sellepärast et siis, kui järgmine kord karjub sireen, siis ta nagu ei saa aru, et kuidas reageerida sellele, sest et ta ei loe neid informatiivseid lehte või siis uudiseid. Ja kuidas siis minus see tekkis, et ma tunnen, et see instrument enam ei tööta ja ma tahan seda vahetada. Mul oli selline sisemine tunne, et äkki ei jõua. hästi psühholoogiline, et ma tahtsin veel, ma vaatasin enda sisse, ma sain aru, et mis on, et see pilt peaks olema klaar, et mis on sinu jaoks hästi oluline ja mida sa tahad veel jõuda ja siis ja muidugi see on alati risk, sellepärast et jalakesed on koheselt õhus ja siis võib-olla on raskem. Minu elus oligi nii, et alguses oli siis palgatöö, et siis sa erasektoris töötad, aga sisuliselt see on siis palgatöö. Siis oli maksumaksja rahaga tasutud ja sa oled rahvateener, aga siiski see on siis ka nagu kuskilt tuleb raha. Ja nüüd siis ma olen 3. aastat järjest väike ettevõtja, ehk siis minu tekstid tulevad minu enda nagu väikese firma alt ja see on ühtviisi huvitav, teises hästi riskantne. Aga ma väga tahtsin seda ära proovida, ma väga tahtsin tegeleda loominguga ja samas aru saada, et kuidas raha ikkagi õhust tekib, et ei olnud mitte midagi ja siis sa teenid ja siis sa maksad neid makse ja siis sa saad aru, et kuidas kogu see protsess on korraldatud. See on ilmselt 3 kõige keerulisem tee, aga samas see annab sulle inspiratsiooni ja siis, ma ei tea, silm loodan väga särab. Aga mis need inimesed peavad tegema, kes pole nii ettevõtlikud? Aga mitte kõik inimesed ei peagi olema ettevõtlikult. See ei tähenda, et see tee, mis on ideaalne minu jaoks, ei tähenda absoluutselt, et see on kõikide jaoks ideaalne. Inimene lihtsalt peab aru saama, mis on see, vaata, me sünnipäeva puhul tihti ütleme teine teiselt, mitte tihti, vaid alati. Palju õnne! Ega me ei täpsusta, aga mis on sinu jaoks nagu õnne tähendus? Siis võib-olla minu soov sulle oleks täpsem. Väga oluline on see, et inimene ise teaks, et mis teeb teda õnnelikuks,
mis on tema see valem ja siis, kui see on tema jaoks klaar ja selge, siis võib-olla see dikteerib ka edaspidist teed, sest ma väga tihti näen selliseid inimesi, kes keskeas või keskea nagu kriisi satuvad sellepärast, et nagu justkui kogu see õnnelikkus oli kuskil, ma ei tea, nooruses, aga tegelikult ei olnud, tegelikult kõik teed on veel lahti ja uksed on avatud, ehk siis nagu seda sisemist analüüsi on vaja läbida, see on hästi keeruline, aga see on väga iseseisev ja väga vajalik töö. See on suurepärane mõte meie saate lõpetuseks. Aitäh, Viktoria Ladõnska ja Kubits selle inspireeriva vestluse eest. Ja niisugune oli meie tänane Raudsaare dialoogide saade. Nii et head inimesed, head vaatajad, mõtelge selle peale, mis teeb teid õnnelikuks. Ja katsetage erinevaid asju ja ärge jääge keskea kriisi küüsi. Teate, uskuge mind, keskeas on ka päris tore elada. Kui te teate, mis teeb teid õnnelikuks. Olge terved, kohtume uuesti.